Laadikus sündis kängurute perre lumivalge pojake. Tal on nii kenad sellised ripsmed sellel jassiral, justkui oleks ripsmed, silmad ümber, justkui oleks ripsmed uks laiali näinud. Musiruillale, oled musirull, mammukene, kiisukene, paljale. Muhumaa Nautse küla Laasutalu loomafarmi üks asukaid, sebrapoiss Heiki sai endale uue sõbranna Jassire. Kui keeruline on üldse saada sellist looma nagu sebra endale? Saamine on üks asi, aga pidamine on teine asi, et saada võib ikka, kui raha on. Aga see, et õnnestuks tema transportimine ja tema hoidmine, see on oluline ja keeruline. Laasutalu perenaise Helena sõnul võiks nüüd ka sebra pere järelkasvu oodata. Nad on mõlemad nüüd 2 aastat täis ja see tähendab seda, et saabub juba suguküpsuse aeg. Ja meil on väga hea meel, et nad omavahel hästi läbi saavad, nii et siis, kui see asi toimunud on, läheb veel 11 kuud aega, nii nagu ponidel ja eestlitelgi, hobustel ka. Noorpaari imeilus triibuline muster kutsub paljusid külastajaid nende loomadega lähemalt tutvust tegema. Kuid sellele, miks on sebradel triibuline muster, ei ole isegi teadlasedel päris ühest vastust andnud. Valdav arvamus on aga see, et triibuline muster muudab kiskjate jaoks raskeks ühe looma eristamise põgenevast karjast. Kuid ka noorpaari kõrvalaias elavatel kängurudel, Albertil ja Almal on häid uudiseid. Nüüdsest on nad 2 toreda kängurubeebi vanemad. Poegadest üks on haruldase lumivalge karvatega, albiino kängurubeebi. Valget värvi kasuka päris loomalaps isalt, kes on samuti albiino. Ema Alma on aga tavaline hall känguru. Me võtame sinu tita välja, teile mamma. Ei karda, ei ole vaja karta, enne on siin läheda. Kõik on hästi. Seni veel nimeta pojakesed on ema kõhu all olevas taskus ehk kukrus kosunud juba 6 kuud. Valge pea ilmus kukrust esimest korda välja umbes 2 nädalat tagasi. Albiino kängurud on väga haruldased, igast 20 000 kängurust vaid üks on albiino. Sebrade, kängurude ja teiste loomafarmi toredate asukatega saab lähemalt tutvust teha Muhumaal Nautse külas.